Tulevikuehitus on kindlasti andmepõhisem kui täna. Me lähtume rohkem päris andmetest kui oma kõhutundest. Loodetavasti aastaks 2035 on tõusnud digitaliseerituse tase, kokku lepitud ühtsed andmemudelid, vähenenud on topelttöö hulk info käitlemisel, tänu millele on tõusnud efektiivsus. Kindlasti muutub tööprotsessi planeerimine, tööde jälgimine ehituse ajal, seda projekteerija, ehitaja, järelevalve kui ka tellija seisukohalt. Lahendused, mida võimaldavad täna 3D-tooted, on aastal 2035 elementaarsed. SiteView on teeterminali välisala ehitusel aidanud kaasa tööde planeerimisel ja jälgimisel. Tarkvara kasutamine on minu arvates lihtne ja tema kasu tekib aja jooksul. Mida rohkem on erinevaid tööetappe, seda rohkem on ka tarkvara kasuks. Me näeme, et on vaja muutuseid, aga samas kriitiline mass inimesi ei soovi ega oska muutuda. Et üks ehitis õnnestuks, siis vajab see paljude osapoolte ühist pingutust. Kuniks me aga jätkuvalt valime projekti koostööpartnereid madalama hinnapakkumise baasil ning lepingutega antakse risk alati järgmisele osapoolele, pole erilist muutust loota. Praegusel hetkel pidurdab ehitussektori arengut eelkõige negatiivne kuvand ühiskonnas ja madal digitaliseerituse tase. Kuna infot liigub palju, siis peaks see info olema üheselt mõistetav ja lihtsasti kasutatav. Samuti võiks rohkem kasutada visuaalseid andmeid, mis annavad kiirelt objektiivse ülevaate ja tagaksid kontrollitavuse. Tahaks öelda, et iga inimene ja iga ettevõte, kes projekti kaasatud on, peab olema motiveeritud saavutama parim lõpptulemus. See tooks soovitud tulemused ja muud ei olekski tarvis. Olles digitaalehituse klastri esimees ja 3D juht on mul tõeliselt hea meel teha koostööd niisuguste ettevõtetega nagu Nordecon ja Tallinna Sadam. Koos nende ettevõtetega kasutame me sadama teeterminali projektis niisugust uuenduslikku vahendit nagu SiteView. Kutsun sind üles diskuteerima teemadel, kuidas luua usaldust ehituse väärtusahelas ja kuidas digitaliseerida kogu ehitusvaldkonda.